Kui ma alustasin nende videotega paar kuud tagasi alguses vene, pärast ka eesti keeles, siis tuli niisugune soov rääkida nendest asjadest, mis puudutavad meid kõiki. Ja ma ei tahtnud, et see oleks jutlus. Jutluste jaoks see on väga tähtis. Tere tulemast kirikusse. Jutlus ei ole ainult midagi niisugust, et me istume kodus, vaatame isegi ülekannet. Võib-olla ei söö sel ajal võileiva, aga võib-olla isegi põlvetame. Aga see on mingi eneseohverdus. Ma lähen kirikusse, ma lähen pihile, ma võtan vastu armulauda ja tulevad mõned järeldused. Ma tahan pöörduda. Muidugi oleks hea, et me tahaksime pöörduda siis, kui me kuulame neid väikeseid mõtisklusi YouTube kanalis. Aga siin pigem ma tahaksin rääkida nendest asjadest, mis puudutavad meid kõiki. Ja tahasin tunnistada, et on väga raske mitte jutlustada siin nendes kohtumistes. Olen lihtsalt harjunud sellega. Missugused küsimused on väga tähtsad meie jaoks, kõikide meie jaoks. Eelkõige, kuidas mitte kaotada usku selles maailmas. Sellepärast, et kuulame jutlusi, käime kirikutes, palvetame, tahame olla koos Jeesuse Kristusega, aga olukord on niisugune, et kui tuleme koju, kui läheme tööle, siis väga tihti unustame Jumalat. Sellepärast, et on niisugune õhkkond. Üks kristlane rääkis minuga ja ütles, et väga tore, ma tahan olla hea kristlane, aga mul on töökaaslased, mul on sõbrad, kes ei taha isegi kuulda midagi Jumalast. Mul on lõpuks perekond. Kuidas ma saan isegi palvetada, pühendada 10-15 minutit Jumalale kodus, kui pereliikmed eriti ei taha seda, isegi kui nemad on ka kristlased. Me ju ei ela kloostris või nagu Risti Johannes Kõrbes. Pigem oleme sarnane nende inimestega, kes käisid Risti Johannese juures, küsisid, mida me peame tegema. Tema vastas, nad pöördusid, aga pärast läksid tagasi koju ja ma ei ole täiesti kindel, et seal nad elasid koos Jumalaga, mitte unustasid teda. Meil on samasugune olukord, kuidas mitte kaotada usku. Käime kirikus, palvetame, kuulame jutlusi, aga pärast võib-olla unustame ära või ei saa rakendada seda. Eelkõige on väga tähtis tuletada endale meelde, et Jumal tegutseb. Kui mul on vähemalt väike soov, ma teen seda, mida ma pean tegema, aga kõige tähtsam on see, mida Jumal teeb minu jaoks, sest ma pöördun ainult tänu sellele, et tema tegutseb, mitte mina. Ja see on nagu esimene asi ja võib-olla kõige tähtsam, lubada Jumalale tegutseda minus. Kuidas seda teha? Eelkõige ma teen seda, mida ma pean tegema. Ma palvetan, ma püüan täita Jumala käske oma elus. Muidugi ma olen hea inimene, hea sõber ka teistele, et ma tahan elada koos nende inimestega. Ma ei ole munk. Ei ole niisugune munk, kes vihkab teisi, sellepärast et nad ei ole kristlased. Aga eelkõige oma südames ja see on nagu meie esimene ülesanne. Mäletada, et mina olen kristlane. Ja ma räägin teistega mitte nagu tavaline inimene, aga Jeesuse Kristuse julger. Mõtiskleme selle üle, kui tihti meie eludes me oleme Jeesuse Kristuse tunnistajad. Mitte sõnadega, aga oma eluga. Kui tihti, näiteks eile ma näitasin teistele, et minus elab Jeesus Kristus. Ja see on väike asi, mida ma suudan teha.
tuletada endale meelde aeg-ajalt, kes ma olen.